võivad tekkida arütmiad, kuna need südamelihastkihud on väga tugevalt välja venitatud, siis on suurem võimalus, et tekivad iseeneslikud depolarisatsioonid ja seetõttu võivad tekkida prematuuri kompleksid ja oluliselt häirub ka koronaarverevarustus. Kliinilistest tunnustest see on enamasti vasaku poole haigus, enamasti on vasak-vatsakene see, kes kõige rohkem tabandub. Võib-olla ainsa erandina on arütmogeenne parema vatsakese kardiomüopaatia, mis on hästi tüüpiline bokseritel, mille puhul on üllatav, et olgugi, et see tabandab paremat poolt, et koerad sageli jõuavad siiski vasakpoolsesse südame puudulikkusesse ja see mehhanism võimalik ära tõestada, miks nad sinna jõuavad, aga see kõlab veidikene ebaloogilisena. Võib esineda sünkoopi seoses rütmihäiretega, võib esineda äkksurma. Ja diagnostikaks kliinilise uurimise käigus kõrvalkahin võib olla, aga kõrvalkahin DCM-i puhul on alati väga vaikne, sest see vatsakene on niigi viletsasti pumpav ja kõrvalkahin tekib seoses sellega, et välja mingid vatsakene ennistavad need klapikõlmad üksteisest kaugemale ja seetõttu tekib mitraalklapi regurgitatsioon, aga tavaliselt mitte rohkem kui 2 kuuendikku, hädapärast 3 kuuendikku. Röntgenis me näeme suurt väljaveninud südant, ehokardiograafia on väga tundlik ja saame mõõta kontraktiilsus. EKG võib olla abiks, aga sageli mitte, sest kas neid rütmihäireid on või mitte selle EKG tegemise ajal. Küll aga kui te näiteks näete koeral, kellel te kahtlustate dilatatiivse kardiomüopaatia röntgenleid selline ja te näete, et selle tavalise, mis iganes 3 minutit, 5 minutit, mis seda EKG teha, näete ventrikulaarset prematuurkomplekse, siis see oluliselt suurendab tõenäosust, et tegelikult seal koeral on dilatatiivne kardiomüopaatia ja seetõttu hea on teha Holter uuring, mis on siis 24-tunnine EKG. Ja röntgenpilt, eelmisest on röntgen kõigil silma ees. See süda võib-olla ei tundugi nii hirmus suur, aga peab arvestama, et röntgenpildi peal südame suurus sõltub eriti hingamisfaasist ja kõigest muust, aga ka rinnakorvi kujus. Ja kui te mõtlete Dobermanni rinnakorvi ristlõike peale, siis see on selline piklik ja tilgakujuline ja seetõttu see suurenev süda ei paista tingimata nii suur. Küll aga on näha, et trahve on tõstetud, trahve on praktiliselt paralleelne selgrooga ja vasakoda on ka suurenenud. Suurtel koertel sageli ei teki köha, kuna neil on nii palju ruumi, et kui see vasakoda isegi hakkab suurenema ja suruma sinna peabronki peale, et siis ta ei suru seda väga kokku. Ja nüüd lõpuks tagasi tulles, mis siis meil Lärrist sai. Lärri sai esimesel ööpäeval, kui ma õigesti kokku liitsin, sai 16 milligrammi kilo kohta ööpäeva kohta furosemiidi veeni. Ma olin teavitanud omaniku võimalusest, et sellega me peksame neerud surnuks. Aga kui südant ei ole, siis pole neerudest niikuinii vahet ja 2-3 päeva hiljem sai see koer koju. Enalapriili ei alustanud alguses, see põhjus on selles, et kui madal enalapriil alandab vererõhku ja seega sageli see südame väljendõisus on niigi alanenud, siis me võime veel hullemaks ajada neerude jaoks selle olukorra, kui me selle loogu peale paneme. Meil on võimalus mõõta ka vererõhku, kui seda võimalust ei ole, enalapriiliga ei pea tormama sellise ägeda patsiendi puhul, aga kindlasti hiljem alustada. Ja 10 päeva hiljem ma rääkisin omanikega, oli koer päris kenas korras. Nii et tasus vaeva, omanik saab sellest aru, et tõenäoliselt selle koera ajaline prognoos jutt käib nädalatest või kuudest, aga omanik on sellega ikka tõenäoline. Sellised pool. Küsimusi, see ei ole südame patsient, see on lihtsalt üks lahe pilt, üks
üks mu patsientidest, kellel oli väikene kana kont ninaõõnes täpselt kõva suuhaarad. Tore, et siis need kujutavad diagnostikud mängisid oma masinatega tegelikult ei võtta pildi. 35-40 on hingamissagedus. Selle ma räägin siia kohta ära. Hingamissageduse mõõtmine kodus on kõige parem asi, millega monitoorida neid patsiente, kellel te alustate kognistiivse südamemuusikuse ravi. Ja on isegi olemas selline äpp nagu Cardalis, on meil Cardalis müügiga ravi, see penasetriidi ja spironatooni segupreparaat. Cardalis äpp, vaadake, mängige sellega kodus. Väga lihtne kasutada omanikel mõõta hingamissagedust, lihtsalt vaadata, kuidas koer hingab ja iga kord täppida. Kui teie ravi on efektiivne, siis see hingamissagedus püsib tavaliselt kuskil 20-25 kandis, võib-olla natukene allagi. Kui tekib kongestioon, siis see hingamissagedus hakkab üles minema. Ja neid südamepatsiente, kui sageli neid tuleb üle vaadata, miks oleks näiteks iga 3 kuu tagant parem kui iga 4 kuu tagant, selleks ei olegi mingit. Aga kui te mõõdate hingamissagedust või omanikud kodus mõõdavad hingamissagedust, siis te saate vaadata neid loomi üle sel hetkel, kui neid on tegelikult vaja vaadata. Ehk siis kui neid tekib kongestioone, te peate midagi muutma ravis. Nii et see on üks väga odav viis ja te saate suhelda omanikul, selles mõttes, et omanik tunneb, et andes teile vahepeal tagasisidet, kuidas hingamine on olnud, olete teie teemaga kursis ja see on väga hea.